Egiptuse ja Türgi eriüksused on just lõpetanud Kuldse Kotka õppuse, kus nad harjutasid koos lahinglastmisi, pantvangide päästmist, droonisõda ja linnalahinguid. Mitte ainult seda, vaid nende sõjaline koostöö laieneb ka kaitsetööstuse lepinguteni ning isegi aruteludeni selle üle, et Egiptus võiks liituda Türgi Khaani hävitajaprogrammiga. Kuid samal ajal loob Ankara sidemeid Khalifa Haftari ja tema jõududega Ida-Liibüas, mis on traditsiooniliselt olnud üks Kairo lähimaid piirkondlikke partnereid. Kas Türgist saab tõeline Egiptuse kaitsepartner või konkureerib ta vaikselt Egiptusega mõjuvõimu pärast otse selle läänepiiril? Arutame seda teemat ja palju muud. Meiega on liitunud nüüd Ayla Jean-Jakli, ajakirjanik Istanbulist. Ayla, suur tänu, et oled täna meiega i24 News Englishis. Siin on meil need ühisõppused ja see on üks asi, aga nüüd näeme ka laskemoonatehaseid, droone ja võib-olla liitub Egiptus Türgi Khaan hävitajaprogrammiga. Kui oluline see kõik kokkuvõttes on? Tead, see on poliitiliselt märkimisväärne, sest vaid mõned aastad tagasi oleks selline koostöö olnud mõeldamatu. Kahepoole suhted lagunesid 2013 aastal, pärast seda, kui Egiptuse sõjavägi kukutas president Mohammed Morsi. Tead, tol ajal ma lubas president Erdoğan, et ta ei räägi kunagi Morsi järglase Sisiga. Ja järgmise kümnendi jooksul toetasid need kaks riiki vastaspooli Liibüa konfliktis. Nii et see on dramaatiline pööre, aga ma arvan ka, et me ei peaks koostöö taset üle hindama. Teate, paljud neist programmidest, millest räägitakse, see tööstuslik ja sõjaline koostöö, need on endiselt ettepanekud, mitte veel ametlikud kokkulepped. Ja kui tohib, siis ma lisan veel ühe asja just selle 5. põlvkonna hävitaja kohta, mida Türgi arendab, Khaan. Türgi on väga huvitatud selle projekti jaoks rahvusvaheliste partnerite leidmisest, sest see on tohutult kallis projekt. Aga tead, selle lennuki taga käivad endiselt uurimis- ja arendustööd. Tead, ma arvan, et midagi sellist nagu ekspordileping on endiselt väga kaugel tulevikus. Nii et see suhe on alles algusjärgus tundub. Samal ajal loob Türgi sidemeid ka Haftari leeriga Ida-Liibüas. Kuidas see siis nende suhetesse sobitub? Kas Kairo on üldse mures, et Ankara võiks järk-järgult asendada Egiptust kui välisjõudu, kellel on Haftari leerile suurim mõju? Mis on Ankara eesmärk praegu? Tead, see on taas väga dramaatiline muutus. Türgi on liikunud Haftari vastaste toetamiselt Lääne-Liibüas nüüd tema leeriga suhtlemiseni idas. Ja ma arvan, et see peegeldab Ankara laiemat püüdlust oma mõju piirkonnas laiendada. Aga ma oleksin ettevaatlik väitmaks, et Egiptuse positsiooni Ida-Liibüas, mis on aastate jooksul üles ehitatud, saab kergesti kõrvale tõrjuda. Kui palju me siis sellest järeldusi peaksime tegema, Ayla? Kas Egiptuse ja Türgi tihedam kaitsealane koostöö võiks tegelikult muuta jõudude tasakaalu Ida-Vahemerel või paneme me jälle vankri hobuse ette? Teate, ma arvan, et see lähenemine, kui nii võib öelda, on seotud suhte juhtimisega, mis muutus seda kulukamaks, mida vastasseisamaks see muutus. Ja teate, Egiptus võidab pingete vähendamisest ning potentsiaalselt Türgi kaitsetööstuse teadmistele ja tootmisele ligipääsemisest. Türgi võib võita, kui mitte midagi muud, siis vähemalt diplomaatiliselt. Aga kas see tõesti muudab huvide tasakaalu nii keerulises piirkonnas nagu Ida-Vahemeri jääb minu arvates endiselt lahtiseks küsimuseks? Tead, nad võivad praegu selleks vundamenti laduda, et see juhtuks lähiaastatel, aga praegu on veel liiga vara midagi kindlat öelda. Ayla Jean-Jakli, hindame teie tähelepanekuid siin i24 News Englishis. Aitäh teile! Aitäh! Ja samal ajal, kui Türgi laiendab oma piirkondlikke sõjalisi sidemeid, tähistab Küpros 52 aasta möödumist sellest, kui Türgi väed tungisid saarele ja jagasid selle kaheks. Õhurünnaku sireenid kõlasid Kreeka küproslaste lõunaosas, samal ajal kui sõjalisi pidustusi peeti Türgi kontrolli all olevas põhjaosas, mida tunnustab ainult Ankara. ÜRO peasekretär Antonio Guterres saabub eeldatavasti järgmisel nädalal Küprosele, et teha veel üks katse rahuläbirääkimiste taasalustamiseks. Kuid kaks poolt ei ole endiselt lõppeesmärgis ühel meelel, kas taasühinemine föderatsioonina või kaks eraldi riiki.
Iisrael kinnitas täna taas oma vankumatut toetust Küprose suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Minuga stuudios on nüüd, et sellest rohkem rääkida, meie I24 News Englishi vanemkorrespondent Owen Alterman. Owen, 52 aastat hiljem, mida peaksime arvama ÜRO uutest pingutustest tegelikult mingisuguste rahuläbirääkimiste korraldamiseks? Ma mõtlen, et pooled tunduvad selles etapis endiselt nii erinevad selles osas, mis võiks olla lõppeesmärk. Õige. Ja enne kui me üldse jõuame lõppeesmärgini, vaata Nicole, kuidas nad ajalugu näevad. Nagu sa mainisid, saare Kreeka poolel ulguvad sireenid, tõenäoliselt 1974 aasta sündmuste mälestuseks. Ja Türgi poolel räägitakse rahuoperatsioonist, paraadidest ja pidustustest. Nii et mõlemad pooled on ajaloos kindlasti täiesti vastandlikel seisukohtadel. Ja sul on õigus ka lõppeesmärgi osas. Lõppkokkuvõttes vähemalt välisvaatleja jaoks, kes on külastanud ja jälgib seda eemalt, kuigi mitte väga kaugelt. Siin Iisraelis näib olevat välja kujunenud status quo, millega mõlemad pooled on harjunud. Ja sisuliselt, nagu sa mainisid, Nicole, ilma tõelise stiimulita seda status quo'd muuta ja ilma ühise visioonita tuleviku kohta on raske näha, mida täpselt Antonio Guterres kavatseb teha. Mida Kofi Annan omal ajal ei suutnud teha ja mida teised pole suutnud teha juba aastakümneid. Kui me vaatame, kuidas Iisrael täna sõna võttis, siis mida peaksime sellest arvama ajal, mil tema suhe Türgiga on endiselt nii pingeline? See on ajastu märk. Iisraeli suhe Küprosega, Nicole, ei ole uus. See on miski, millega oleme viimase 10 jooksul harjunud. Aga pea meeles, et alati ei olnud see nii. Mõni aastakümme tagasi olen piisavalt vana, et mäletada, et Küprost ei peetud Iisraeli lähedaseks sõbraks. Mäletad, aastal 2002 pärast üht operatsiooni teise intifada ajal vabastati Palestiina vangid Küprosele ja neid tervitati tänavatel rõõmuhõisetega. Ja just nii nähti Küprost, vähemalt siin, Iisraelis. Aga asjad on muutunud, ajad on muutunud. Türgi piirkondlik hoiak on mis kõige olulisem muutunud ja see võib olla muutnud ka Küprose ja Kreeka arvamust. Oleme harjunud Iisraeli, Kreeka ja Küprose vahelise suhte ja tiheda liiduga ning see jätkub, eriti arvestades Türgi jõudemonstratsioone piirkonnas. Sa just rääkisid sellest eelmises lõigus. Ja see on seotud paljude Türgi tegevustega Ida-Vahemerel, sealhulgas, kuid mitte ainult, Küprosel ja Iisraeli suhtes. See on need kaks riiki teineteisele lähemale toonud. Ja see on olnud suurepärane suhe, mis hõlmab mitte ainult koostööd julgeoleku ja energia vallas, vaid ka turismi ning inimeste vahelisi sidemeid. Hästi, Owen, aitäh selle ülevaate eest. Kus me selle suhte ja nende kahe jagatud saarega praegu oleme? Tundub, et umbes 50 aastat hiljem. Aitäh selle eest.